Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada spagettidest silda. Antud ülesandes tuleb ehitada täiesti tavalistest keetmata spagettidest silda, kuid selles ülesandes on mitu väga keerulist nüanssi. Esiteks, spagetid on lühikesed. Selle spageti pikkus siin on kõigest 25 sentimeetrit ning sild, mida ehitatakse, peab olema meetri pikkune. See tähendab, et see tühi ala kahe kalda vahel peab olema 1000 millimeetrit. See tähendab, et me peame kinnitama 4 spageti jagu materjali siia kahe silda vahele. Lisaks on vaja ehitada ju ka need otsad, mis kallastele toetuvad. Seega spagetti on vaja pikuti üksteise külge panna. Teine mure on see, et spagetid on väga nõrgad. Need murduvad kergesti katki. Spagett on tugev küll tõmbele, ehk siis me saame ühe spageti otsa riputada märkimisväärse raskuse, see on mitu kilo, mis siia otsa võib panna, kuid nii kui me hakkame spagetti suruma, läheb see kõveraks ja kõverdades läheb spagett kergesti ka katki. Seega on meil vaja välja mõelda, kuidas saada spagett tööle ka survele, mitte ainult tõmbele. Kolmas mure on, et siin tuleb kasutada kuuma liimi. Kuum liim on iseenesest väga hea kinnitusvahend, kuid selle pealekandmise ja detaili kasutamise vahele peab jääma aega. Seetõttu ei ole võimalik seda silda ehitada ülemäära kiiresti. Ja sellest johtub ka, et antud ülesandes on kriitiline hea meeskonnatöö. Kuid selleks, et ehitada head silda, peab kõigepealt olema hea plaan. Antud ülesandes ei ole mõtet hakata ehitama lihtsalt ühte pikka liistu siia kahe silda vahele, vaid tuleb ehitada mingisuguseid tugevamaid konstruktsioone. Igapäevaselt oleme kindlasti märganud, et paljud sillad, katusekonstruktsioonid ja muud sellised asjad, mis peavad olema tugevad, aga samas kerged, on tehtud kolmnurksete profiilidega. Ja mul on tehtud üks näidis, mis kasutabki just nimelt sellist kolmnurkset ehitust. Selline kolmnurkadest koosnev konstruktsioon on tuntud ka kui fermkonstruktsioon. Ehk siis, kui me paneme selle silla toetuspunktide vahele ning vajutame seda, siis oma kaalu kohta on see väga tugev. Seda sellepärast, et selleks, et seda silda kõveraks vajutada, on vaja mingeid silla osasid tõmmata pikemaks ja mingeid silla osasid suruda kokku. Ehk siis me ei lase materjalil mitte lihtsalt küljele painduda, vaid me hakkame materjali edasi-tagasi suruma. Näiteks need alumised latid tõmmatakse vajutamisel pingule ja ülemised latid surutakse omavahel kokku. Ja tänu sellele, et siia on lisatud liimi ning need spagetid on kimbus, ei saa nad painduda. Ja kui see spagett painduda ei saa, siis töötab see täiesti rahuldavalt ka survele. Seega, sellist printsiipi kasutades on võimalik ehitada kergeid ja tugevaid konstruktsioone ning seda omadust kasutatakse ka väga palju igapäevaelus ära. Kuid millise silla siit saab? Kohe näitan. Aja kokkuhoiu mõttes on katsemudel juba varem valmis tehtud. Selle tegemiseks läks umbes 4 inimtöötundi, ehk siis selle vaatamine ei mahuks selle veebisaate piiresse, kuid sild on valmis seatud ning võime näha, et siin on kasutatud ära eelnevalt kirjeldatud põhimõtted. Panen selle siia ehitusaluse peale ning näeme, et see sild on ehitatud täpselt nii, nagu ma enne kirjeldasin, ehk siis kolmnurksetest konstruktsioonidest. Need kolmnurgad on omavahel kõik seotud ja seetõttu on vähendatud võimalus, et need spagetid saavad painduda omavahel. Neid ainult kas tõmmatakse või surutakse sirgjooneliselt kokku. Seega kasutame me nende tugevust kõige optimaalsemal teel ära. Lisaks võime näha, et need kolmnurgad ei jookse ainult mitte silla külje suhtes, vaid silla ülevalt poolt vaadates näeme, et see sild on ka seest diagonaalidega tugevdatud. See tähendab, et see sild ei paindu ka külgsuunaliselt katsetamise käigus läbi, vaid püsib võimalikult jäigana kogu tõmbetesti käigus. Selleks, et näha, kui tugev see sild tegelikult on, toome stuudiosse katsestendi ning lõhume selle ilusa silla ära. Sild on edukalt tõmbeseadme külge paigaldatud. Nüüd on meil üks katse, et teada saada, kui palju raskust see sild kannatab. Siin on ekraan, mis näitab, mitu kilogrammi jõudu hetkel sellele sillale mõjub.
käivitame seadme. Sild paindub, kuid ei anna järgi. Kolmnurgad teevad oma tööd edukalt. Ja vaatame, kas toimub veel mingisugune jõu kasvamine või on see silla maksimum. Kuid ei, see sild rohkem tõesti ei kannata. Nagu näeme, läks see katki nii nagu pidi, ehk siis hoidis oma vormi, hoidis tugevalt seda jõudu, mis sellele rakendati ning viimaks otse loomulikult osutus tõmbeseade tugevamaks. Kuid sedasi saabki ehitada ise spagettidest silda.